Mina olen Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist ja täna me räägime ringkäigumudelist. Iga majandustegevus algab mõnest tavalisest tehingust, olgu selleks jäätiseost või uue telefoni ostmine. Selle tehinguga me paneme ringlema raha. Raha liikumine ühendab tarbijaid, tootjaid, riigi ning lõpuks ka välisturu. Raha liigub ühelt osaliselt teisele, tarbija maksab kaupmehele, kaupmees tootjale, tootja tooraine tarnijale ja seejärel jõuab raha ringina jälle tagasi tarbija juurde. Niimoodi tekib ringkäik, milles kõik osalejad täidavad korraga mitut rolli. Nad toodavad, teenivad, tarbivad. Lihtsalt öeldes, ringkäigumudel näitab, kuidas raha erinevate majanduses osalejate vahel liigub. Vaatame nüüd skeemi natuke lähemalt. Alustame lihtsa lähenemisega. Me eeldame, et kõik raha, mida inimesed teenivad, kulutatakse tarbimisele ära ja et kõik ressursid, mis majanduses on, maa, maavarad, kinnisvara, on eraomanduses. Seega meil on alguses ainult inimesed ja ettevõtted. Kõigepealt inimesed ostavad midagi ehk tarbivad. See raha jõuab firmadeni. Ettevõtted omakorda vajavad asjade valmistamiseks inimesi, kellele nad töö eest palka maksavad. Lisaks tööjõule võivad inimesed omada ka muid tootmistegureid, näiteks maad või kapitali. Kui inimene rendib ettevõttele välja oma maa, saab ta selle eest renti. Kui ta paigutab oma säästud panka, saab ta selle eest intressi. Selle raha, palk, intressid või renditulu saavad inimesed jälle uuesti kulutada tarbimisele. Olemegi ringkäigu alguses tagasi. Ettevõtted ostavad tootmistegureid ning toodavad kaupu ja teenuseid. Nende tegevus on alati suunatud kasumi teenimisele. Kui selleks peavad nad pakkuma inimestele midagi väärtuslikku, mille eest viimased on valmis maksma. Seetõttu on ettevõtete ja inimeste vaheline suhe vastastikku sõltuv. Ilma ostjateta poleks tootmist ja ilma toodeteta poleks tarbimist. Tulu, mida ettevõtted maksavad inimestele, seda nimetatakse tegurituluks, sest seda makstakse erinevate tootmistegurite eest, nii nagu ma juba selgitasin. Kokkuleppeliselt lähtutakse ringkäigu kirjeldamisel inimesest. See tähendab, et tarbimisse läinud raha on kulu ja see raha, mis saadakse ettevõtte käest, on tulu. Sellise lihtsa mudeli baasil saamegi väita, et igasugune tulu on alati kellegi jaoks kulu. Või nagu tavatsetakse öelda, tasuta lõunasööke ei ole olemas. Igasugune tasuta hüve on alati kuskil kellegi poolt kinni makstud. Teeme nüüd asja natuke keerulisemaks. Majanduses on ka kolmas väga oluline osaline, see on riik. Riik kogub maksusid, mida inimesed ja ettevõtted maksavad. Need võivad olla otsesed maksud või kaudsed maksud. Kõige tüüpilisem otsene maks on tulumaks, mida inimesed maksavad oma tulude pealt. Sellepärast kogu tööga välja teenitud raha ei jõuagi inimesteni, vaid osa võetakse tulude poole pealt maha, tulumaksuna. Kaudsete maksudega maksustatakse tarbimist. Ehk igaüks, kes poest midagi ostab, maksab automaatselt ka käibemaksu. Riik korjab selle ära ja see raha ei jää ettevõtetele. Ehk ka ettevõtted ei saa kõike, mis tarbimisele kulutatakse, endale. Miks makse korjatakse? Eks ikka selleks, et riik saaks rahastada tasuta haridust, tervishoidu, meie julgeolekut, aga maksta ka taristu eest. Samas riik jagab osa rahast inimestele tagasi erinevate toetustena, näiteks pensionid, lastetoetused, töötutoetused. Riik ostab oma funktsioonide täitmiseks ka kaupu ettevõtete käest, täpselt nii nagu inimesedki. Seega pannakse osa raha, mis maksudega korjatakse, uuesti ringlusesse ostudena ja toetustena tagasi. Kokkuvõttes saab riik ainult nii palju raha ümber jagada, kui ta maksudena erasektorilt kokku korjab. Seda eeldusel, et riigi tulud ja kulud on tasakaalus. Kui makse ei tõsta, ei saa tõsta ka pensioneid või toetusi. Nii lihtne see ongi. Aga järgmine kord me räägime juba sellest, mis hakkab juhtuma siis, kui me kogu raha ei kuluta tarbimisele.